Nüüd. Liisa ei taha minna kööki, ei taha keeta sööki. Oisse täis. Liisa. Tassi. Kodus paitud kassi. Liisa. Ja tere tulemast aasta 2009. Head uut aastat, ilusat majanduslangust kõigile. Käismas on kultuuriline meelelahutusprogramm, kes on järgmine ja minu kõrval on järgmine Madis, tere. Ahoi! Madis, kuidas uus aasta tuli siis? Uus aasta tuli suure pauguga. Meil on uuest aastast oma saatega uued tuuled puhumas. Nimelt oleme me koostamas nüüd iga kuu meedia edetabelit, kuhu siis satuvad 8 kõige populaarsemat lugu. Enne kui me nende teemade juurde lähme, siis oleme saanud esimese saate kohta tagasisidet. Väga positiivne. Meil on isegi kirju saadetud, kuigi neid me lugema ei hakka, aga siin me loeme sellise koha üles nagu 60 päeva kuulsaks, kes oma pillid kotti panid aasta lõpus. Kahju. Nad oleks nüüd teha. Come back. Jah, te võiksite... Te võiksite selle lõppu ära muuta, et te panete siin lõppu, et I'll be back. Jah, et te võiksite teha, et nagu ikka vaata, et mõtled, et nagu paned pillid kotti ja siis läheb nagu võiga 3 kuud mööda ja siis ütled uudis, et come back nagu. Ja, et siis on nii ka, et vaata, artistid tulevad ka tavaliselt, teevad comebacki. Et kui artistid olete, siis tulge tagasi, kui artistid ei ole, siis tehke ma asju edasi. Et te võiksite teha mingi kõva comebacki ja siis, võib-olla nagu blow your mind nii-öelda. Ja võib-olla midagi sellist. Te pead skandaali tuleb rohkem teha. Näiteks meil on siin täna tabelis ka üks mees, kes sai tunduma kiiremini kuulsaks kui 60 päevaga. Ta on meil seal tabeli eesotsas. Me praegu nime kahjuks öelda ei saa, muidu ei ole pärast huvitav kuulata. Ja mis me siis... mis me nüüd võiks rääkida? Et siin te tahate teada saada meie pilte, et me pilte saadaks. Me kahjuks ennast pilte saata ei saa. Me oleme nii kuulnud, me ei pea pilte saata. Me ei saa teile pilte saata, muidu pärast on nii, et peate hakkama mingile agentuurile maksma sellest, et neid pilte kasutate. Ja siis teiseks ka või saad, meil on ikkagi see, et meil on see muidu vaata, et kui sul tuleb jõuluvana vaata, siis on ka parem, kui sa ei tea, kes seal abeme all on. Või pärast hakkad lihtsalt nutma. Jah, et sul see pärast oli mingi naabrimees, eks. Üllatusmoment kaob ära. Ja meil on tegelikult suhteliselt tuntud näod, et me oleme varem teinud teles ühte väga sükest tagasihoidlikku meelelahutusprogrammi. Kahjuks mu nime praegu öelda ei saa, muidu kõik hakkavad otsima, mis asi oli. See oli kuskil 5 aastat tagasi isegi. Jah, see oli juba 5 aastat tagasi. Siis kui interneti veel ei olnud. Et siis kui te käisite kuskil, ma ei tea, laste ajas 9. klassis või 8. Ja siis jah, ega me ei taha midagi pahasti öelda sellepärast. Ja siin on kassi nimi ka. Kass Ints. Number 8. Ja 8. kohalt me leiame sellise tegelase nagu Alari Kivisaar, kes väga positiivses mõttes, kes on väga lahe vana, aga päris karmi ütluse ütleb, et põhjus, miks mitte Madonnale minna, on luumurd. Et ma arvan, et nüüd Lauri Laubre, kes oli Peeter Ebase konkurent, Peeter Ebane napstas sealt selle Madonna eest ära ja nagu ajakirjandus kirjutas, et ta tõmbas ka tabureti alt. Ma arvan, et nüüd Laubrel äkki ongi jalalumurdi, et ta ei lähegi sinna kontserdile. Et
et mis see, mina vägisi aru, et mis need põhjused võiks veel olla, miks mitte Madonna pidi. Need on nüüd tegelikult sadu. Mingisugune lihasrebestus. Näiteks varvalu murdu. Eraldi veel. Ja, praegu on just nagu nii inimesed, kes praegu kukuvad, eks. Teed on libedad. Nad võib-olla ongi suve lõpuni võib-olla kipsis. Ja minu arust on veel üks põhjus, miks mitte minna on see, et pärast et YouTube'ist nagu nii Mobla videosi vaadata. Mobladega filmitud. Et minu arust võiks olla süke... Ja seda me kindlasti näe. Kindlasti Madonna ei vehi kontserdil Eesti lipu, kus seda juhtu. Ja seda juhtu nagu Snoop Dogg, et seda on nagu raske uskuda. Et minu arust mul oleks veel üks idee, et inimesed, kes plaanivad sinna minna, koondugi kokku niimoodi, kes oleks üks inimene, kes näiteks 5 üks ainult läheb ja võtab videokaamera kaasa. Teeb ära ja pärast tuleb sükene nagu saalides inimest ja tutvustab seda tervele saalile. Ja, et ta näitab terve saalile ja siis mõtleb, võtaks nende raha. Ja minu arust see on Laubrile ja selle Baltic Music Groupile või oli vist siuke firma. On nendele jumala hea idee, et keegi võiks selle üles võtta ja siis paar päeva hiljem kuskil kinomajas või Salme kultuurikeskuses mingi odava raha, odavamad 200 krooni pilet näiteks on ekraani pealt vaadata. Pensionär 50. Ja siis te võite nagu lavavad nagu tossulast, et ütled, see on nagu Madonna jaoks lühikontsert, tegelikult kõik lindi pealt. Ja tegelikult on nagu traileri formaadis best of the best kokku pandud, mitte niimoodi. Ma pean vahepeal vaatama, siis mõtlema, what the fuck is going on nagu on. Ja nagu Madonna räägib, võib-olla Eesti inimese aru, kus see räägib seal, eks. Ja kui ta Eesti lipu välja ei too, siis ega rahvas kõrti leini ei lähe. Ja keskmine eestlane ju tegelikult... Keskmine eestlane tegelikult käib purjus peaga nagu nii kontsert. Ega ta suht aru ei saa, kes seal lava peal on. Et minu arust teine variant on see, et ta võiksid, see on neile rebase poisile idee, et ärge tooge Madonnat, tooge keegi Madonna moodi. See on see dublant. Jah, dublant. Uurige välja, kes filmides tavaliselt mängivad Madonna dublanti. Need naised tooge nagu, ja siis vaata, siis saab veel eriti kõva asu, vaata, Madonna on nii vana ka, et ta ei jõua nagu üksi. Ja siis saab dublandid kõik niimoodi 5 minutit iga ühele. Minust siis ta üks hullult kõva show ja muusika tuleb, see tuleb nagu nii lindi peal. Tegelikult pärast, jah. Natuke delay'd juurde panna, kes Kaja... Ja vaata see lugu, see 4 minutes. Nagu nii, Timbaland ei tule, Timberlake ei tule. Vaata Eesti, mina näiteks pettunud, ma tahan seda 4 minutesi kuulda ja siis vaatan mingid suured ekraanid nagu nii pannakse, kus mingi Timberlake veib seal on ja, aga ma tahaks Timberlake'i näha, mitte Madonnat, eks. Aga minust siis ta võiks veel idee, et ma arvan, et Lauri Pihlak, Lauri oskab kindlasti seda 4 minutsit ja Timbalandiks sobib Sven Lõhmus. Ja Sven Lõhmus teeb sõna. Kus see lugu oligi? Pigem siis Dave Benton äkki juba. Jah, Dave Benton sobib ka. Sobib ka Timbalandiks. Et siuke oma crew nagu.